tere! Mina olen Triin. Täna ma sooviksin jagada teiega oma mõtteid TikToki teemal. TikTok on siis üks selline veebikeskkond, mis on noorte hulgas väga populaarne. TikTokis tehakse lühikesi videosid. Ühe video pikkus on 1 minut ja selle aja jooksul võib siis teha ükskõik mida. Võib väljas midagi teha, tavaliselt tehakse mingeid challenge'id, aga mis on kõige populaarsem on see, et tehakse siis muusikavideode järgi mingisuguseid tantse. Mina ei teaks TikTokist ise mitte midagi, kui ma ei oleks sellest kuulnud oma tütrelt. Ja minu tütre jaoks on see TikTok väga oluline vaba aja veetmise viis. Ta on selle väga suur fänn, talle väga meeldib neid videosid teha. Ja temalt ma olen kõrvalt näinud teatud asju, mida ta teeb, kuulnud teatud sõnu, mille tähendust ma ei tea, uurinud nende sõnade tähendust ja samuti ma olen natuke küsinud selle nii-öelda TikToki loogika kohta, et mis seal üldse tehakse ja kuidas seal asjad käivad ja nüüd ma soovikski teiega neid mõtteid jagada. Et ma just mainisin siin sõnu, et tõesti ma olen kuulnud teda kasutavat sellist sõna nagu näiteks pro või siis noob või siis kaamera läägeb. Ehk ma olen küsinud, mis asja tähendab, et kaamera läägeb. Ja tähendab see siis seda, et kaamera rapub. Ja pro tähendab midagi sellist, mis on hästi äge ja noob tähendab siis seda, mis on vastandsis, et mis ei ole äge. Ühesõnaga noortel on selles keskkonnas oma teatud oma sõnad, oma mingi släng, mida nad kasutavad omavahelises suhtluses. Kuidas saada TikTokis kuulsaks ja kuidas saada palju like? Kui seal juba olla, siis ikkagi tavaliselt noored tahavad, et neid laigitakse, et neid kommenteeritakse. Ja nii palju, nagu ma olen aru saanud, siis selleks, et saada TikTokis kuulsaks, selleks tuleb teha järgi neid kuulsaid tantse. Et muidugi võib igaüks ise teha seal mingisuguse tantsuliigutused ja neid seal teha. Aga kui sa tahad ikka palju like saada, siis sa pead tegema nende kuulsate TikTokerite tantse järgi. Mis minu jaoks on probleem selle TikTokiga on just see muusika. Ma isegi nimetaks seda muusikaks, et minu jaoks see on täielik müra. Et see on ikkagi, see on veelgi hullem, kui kuulata lihtsalt autos mingisugust nagu raadiot, kus tuleb sellist diskomuusikat. Ma ütleks, et see muusika on veel kordades hullem, see on lihtsalt selline mürafoon. Ja seal on siis niimoodi, et valitakse siis oma selle video taustaks mingi selline hästi mürarohke lugu, tehakse selle järgi siis mingeid liigutusi pluss ja lisaks sellele maigutatakse ka suud. Et niimoodi just kui nagu need lapsed, siis nad mängivad, et nad laulavad ja maigutavad oma suud siis nii nagu nad ütleksid need sõnu päriselt. Nüüd üks probleem, mis minu jaoks ongi tegelikult see, kas ja kuidas mõjutavad need mitte eakohased laulud ja ka mitte eakohased liigutused, mida lapsed järgi teevad. Et kas ja kuidas need lapsi siis tegelikult ikkagi mõjutavad. Sest paljudes nendes lauludes on sõnad tegelikult, mis ei ole lastele eakohased, mida lapsed muidu ei kasuta, mille tähendus nad üldse ei tea. Ja paljud noored naised, kes on siis TikTokis kuulsad ja keda väiksed tüdrukud järgi teevad, et paljud need naised teevad ka selliseid liigutusi, nagu te olete kindlasti pop-videodest näinud, et mis samamoodi on liigutused, mis ei ole tegelikult laste jaoks. Et minu peamine murekoht just ongi see, et millised on teie mõtted sellel teemal. Ma tahaks väga ka kuulda, et kas teie, kelle lapsed on samamoodi seal TikTokis, kas te muretsete ka sellepärast, et seal on väga palju mitte eakohast materjali. Või te ei muretse selle pärast üldse. Nüüd üks asi, mis on veel huvitav, on see, et ükskord ma küsisin oma tütre käest, et miks tal on selline nimi nagu miks ta ütleb enda kohta loll, et tal oli mingi video, mille pealkirjaks ta pani umbes, et ma olen loll või niimoodi. Ja ma küsisin, et miks sa ütled enda kohta nii. Ja vastus oli see, et siis kui ma nii ütlen, siis teised kirjutavad mulle kommentaare. Ehk siis kui laps ütleb enda kohta midagi halvasti, siis teised hakkavad kommentaarides ütlema, et ei, sa ei ole üldse loll, oi, sa oled nii lahe, sa tantsid tegelikult nii hästi, oi, sa oled nii armas. Et ühesõnaga, kui sa ütled enda kohta halvasti, siis teised kommentaarides hakkavad tegelikult ütlema su kohta hästi. Ja kui sa ütled enda kohta halvasti, siis sa saad kommentaare ja tähtis ongi ju saada kommentaare ja saada like.
Nüüd ma olen ka sellest aru saanud, et kes on siis veel kuulsad, et ühelt poolt on jah ilusad noored neiud, kes hästi tantsivad, aga teisalt on kuulsad ka need, kes on millegi poolest erinevad, kes on näiteks hästi paksud ja hästi koledad või kellel on näiteks puudu kas käsi või jalg, ühesõnaga kellel on midagi puudu, kes on kuidagi nagu väliselt teistsugused, et nendel on ka lihtne TikTokis kuulsaks saada. Et on sellega nagu on, et see asi võib meeldida, võib mitte meeldida, aga fakt on see, et see on ja väga paljud noored, väga paljud minu tütre klassikaaslased kasutavad seda, väga paljud tema eakaaslased kasutavad seda ja satuvad sellest ka, ma ütleksin, sõltuvusse, nad tahavad kogu aeg vaadata, kes neid on laikinud, kes neid on kommenteerinud. Et sellel on, ma arvan, kindlasti oma selline halb mõju. Mis on hea mõju on see, et nad mingis mõttes, nad treenivad oma mälu siiski, kui nad õpivad selgeks neid kuulsaid tantse, siis nad ikkagi õpivad, nad kuidagi nagu midagi head nad seal teevad ja samamoodi nad õpivad, et laulusõnu selgeks. Et mingisugune selline väike mälutreening seal on, aga siiski kõik see, et seal on väga palju mitte eakohast materjali, kõik see pigem mu enda arvamus sellest on negatiivne ja seda just eriti selle jubeda ja kohutava müra muusika pärast. Aga kuulame nüüd, mida räägib TikTokist Maribel ise. Kas see on nüüd mingi kuulus tants või? I'm sorry, see on hea libreval. Tere! Mis koht on TikTok? Muusikavideo. Ja mis seal tehakse muusikavideosid siis, nagu ma saan aru, jah? Ja kes sulle seal TikTokis meeldivad? Charlie ja Amanda Margaret. Miks need sulle meeldivad? Ma ei tea, nad on kuulnud. Ja kuidas kuulsaks saada TikTokis? Küsi Amanda käest. Aga mis asjad on prood? No airpoodsid ja Kas Nike pusa on näiteks pro? Ei ole. Nike tossud? Ei ole. Vansid. Vansid on prood, jah? Okei, aitäh! Seda ma ei oskan hästi. Ma seda oskan. Kas need on kuulsad tantsud, jah? Jaa. Ja vaadake lollkriips karikas TikTokis. Ja vaadake kõhver 560K. Need on minu kontod.
me teeme temale ka konto.